Tere hommikust! Ma tahaksin kõigepealt Tunnet tänada selle hingestatud sissejuhatuse eest. Ma arvan, et Tunne praegune sõnavõtt on väga hea näide sellest, kuidas Euroopa hing võib ja saab ennast ilmutada. Just niimoodi peabki see toimuma ja sellepärast me olemegi täna siia kokku tulnud. Mina esindan Pro Patria koolituskeskust ja tahaksin teid kõiki külalisi kaugelt ja lähedalt südamlikult tervitada Pro Patria nimel kui ühe tänase konverentsi kaaskorraldaja nimel. Ja minu ülesanne on juhatada tänane arutelu sisse praktilisema poole pealt, kõigepealt mõni sõna konverentsi ülesehitusest. Meil on konverentsil kolm aruteluplokki ja me liigume üldiselt üksikule. Kõigepealt väärtused. See on nurgakivi, millel arvame seisvat meie ühise Euroopa. Kui ühine see Euroopa on, kui meie, ja meie on suure algustähega, kui meie see Euroopa on ja millised on need väärtused ja kuidas need lähevad kokku meie igapäevase praktilise poliitika kujundamisega, sealhulgas siis sellega, mida me nimetame sõnaga reaalpoliitik. Edasi, teine ja kolmas plokk, need ongi reaalpoliitik, praktiline poliitika, mis on Euroopat tabanud. Ühelt poolt kõik see, mis sai alguse juba Araabia kevadega, on nüüdseks muutunud pagulaskriisiks, sõjaks Süürias ja mitte keegi ei tea, mis sellest kõigest veel tulevikus saab. Ning viimaks meie idanaaber, president Putini avantüürid ja ambitsioonid, Ukraina osaline okupeerimine, Gruusia sõda 8 aastat tagasi, Venemaa sekkumine Süürias ja nii edasi. Kokkuvõttes Euroopa muutunud julgeolekuolukord. Ja nüüd puht korraldusliku poole pealt igal arutelupaneelil on oma juhataja ja omad valitud kõnelejad, kes esitavad oma seisukohad ning arutlevad nende üle siis ühiselt omavahel, kuid mul on üks palve. Vaadates seda väärikat saali, seda auditooriumi oleks tõepoolest suur patt, kui me piirduksime ainult nende panelistidega, vaid ma palun, et te kõik sekkuksite arutelu, meil on piisavalt selleks aega. Andke julgelt käega märka, kui keegi tahab mingi repliiki ütelda, vastu vaielda või midagi küsida. Et meie arutelu vorm on väga vaba ja sundimatu. Ja siis veel, meil on siin ka noored. Ja need noored on Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi gümnasistid. Nad kuulavad täna väga hoolega, mida siin räägitakse, nad teevad hoolega märkmeid ning arutelu lõpus teevad nad ka omalt poolt kokkuvõtte sellest, mis neile tundus kõige olulisem olevat ja kõige kandvam. Ja ma tervitan neid julgeid noori, et nad on söandanud siia tulla, siia sellele arutelule ja nõnda julgelt ka sekkuda. Ma tervitan nende väga tublid õpetajad Kati Käppa. Ja ma nimetan ka need noored kõik nimepidi ja palun tõuske siis korraks püsti ja näidake ennast. Nende noorte nimed on Johanna Poll, Liise Saar, Andri Suga ja Teele Kaljuvee Õbrok. Nii, ja sellega on minu sissejuhatav ülesanne täidetud ja nüüd ma paluksin lahkesti siia lavale esimeses paneelis osalejad. Esimese paneeli
pealkiri on Euroopa hing, väärtused versus reaalpoliitika. Seda paneeli juhatab poliitikakuru toimetaja Andreas Kaju ja osalevad siis Jeff Fountain, kes on Euroopa Uuringute Schumani Keskuse direktor, kuid kes on pärit Uus-Meremaalt, algselt aga elanud väga kaua Euroopas, Hollandis. Palun, Jeff Fountain on siin. Tere tulemast. Siis Martti Häigiö, meie naaber teiselt poolt lahte, tuntud kirjanik ja ajaloolane Soomest, kes muuseas tegeleb ka väga põhjalikult Soome Vabariigi 100. aastapäeva ettevalmistamisega. Ja kolmandaks ma palun siia eestlase Ringo Ringvee, kes on meie usuteaduste doktor ja tuntud usuteadlane. Palun, Ringo Ringvee. Nice to meet you. Hei, Martti. Head arutelu ja siis väga söökat sekkumist.